Lapsehoidjal on lisaks suurele südamele ka vajalikud teadmised ja oskused laste hooldamiseks ning nende arengu toetamiseks. Lapsehoidja teeb koostööd lapsevanema või hooldajaga ning töö eesmärk on toetada lapse füüsilist, emotsionaalset, intellektuaalset ja sotsiaalset arengut, arvestas seejuures perekonna vajadusi ning lähtudes seadustest, lapse heaolust ja turvalisusest. Järgnevas e-külastuses jagavad oma mõtteid ja kogemusi asutuse juhid, lapsehoidjad ja lapsevanemad. Mina olen Janne, mina olen siis Ridiredi Rallo OÜ asutuse juht ja meie põhitegevuseks on siis lapsehoiuteenuse pakkumine. Ja minu jaoks väga oluline on, et minu hoidjatel oleks kõigil olemas ka lapsehoidja kutsetunnistus. Ja lisateenustena pakume me juba 7 aastat ka erilistele lastele lapsehoiuteenust ehk siis koduhoiuteenust. Mul on Rae vallas puuetega lastehoid ja on ka võimalik koduhoiuteenus siis minu käest osta. Kuna lapsehoiuteenusel on võimalik spetsialiseerumine ehk minu meeskonnas on ka siis imiku kompetentsiga lapsehoidjaid ja just seda teenust pakub ka mina vanematele. Lapsehoidja töös mina ise tunnen rõõmu just laste saavutustest, et kui ma suudan lastele midagi selgeks õpetada, nii et see mulle tagasi peegeldub, et see pakub mulle eriti suurt rõõmu. Olen Marina, mul on olemas kutsetunnistus tase 5 ja kindlasti see tuleb kasuks, sellepärast et see lapsehoidja hõlmab nii palju erinevaid valdkondi, alustades psühholoogiast, lõpetades esmaabide ja nii-öelda erivajadustega ja kuidas lapsega toime tulla ja kapriisidega ja see on hästi-hästi sisukas ja hästi suur valdkond. See sobib inimesele, kes on ise nii-öelda emotsionaalselt tugev, sest et see vajab hästi palju pühendumist ja see vajab hästi palju südamega olla töö juures, et rõõm on alati see, mis tuleb võtta oma töö juurde kaasa igapäevaselt esmaspäevast reedeni. Lapsehoiuteenus on minu jaoks väga-väga oluline, kui mul on koht, kuhu oma laps tuua, kus teda hästi koheldakse, kus ta on oodatud, et mul on oma aeg ka, et mu pere ei ole üksi, me ei ole selle lapsega ise omaette, vaid me tõesti saame abi ka. Lapsehoidja juures minule kõige olulisem oskus on see, et oskab last märgata, ta toetab last ja see ka, et kui ta käib hoius, siis ta tunneb, et ma olen siia oodatud. Praegusel hetkel olen siis lapsevanem, kes käib hoius ja tänu oma esimesele lapsele olen nüüd ka ise lapsehoidja ja töötan rõõmuga ise ka lastega ja olen rõõmuga lapsehoidja. Tee siia oli selline aegade algusest, kui ma teise lapsena sain raske intellektipuudega tütre, aga aeg oli 87 aasta. Ja see oli põhjus, miks see elukaar sündis. Maarja lasteaed, loomulikult koos kolleegidega, Maarja kool, aga 2002 olin ma selle seisu ees, et kui ma tahtsin tööd jätkata, pidi midagi tegema, et Maarjaga peale kooli saaks kuskil olla. Ja nii sündis koostöös Tartu linnaga lapsehoiuteenus, aga et lapsehoiuteenus kedagi osutada, siis oli Tartu Maarja tugikeskus selle alguses. Ja siis grupid on kõigepealt lapsed, täiskasvanud, aga ka kõik neid ümbritsevad pered ja spetsialistid. Meil on sellised raskema diagnoosiga lapsed või siis see, et suurema hoolduskoormusega alustavad sageli tudengid meil töötamisega, et kui nad õpivad eripedagoogiks või arstiteaduskonna tudengid või psühholoogiks õppivad tudengid ja sealt esiteks saab siit sellise toreda praktika ja teiselt poolt siis loomulikult lapsehoidja kutse või tugiisiku kutse ka. Mina olen Stella, mina olen lapsehoidja. Olen töötanud siin juba umbes 7 või 8 aastat. Minu arust kõige olulisem on see, et ei tohi karta. Iga raskus on ületamiseks ja et tuleb lihtsalt kätte võtta ja proovida. Püüame pakkuda lastele võimalikult kodulähedast elu, et kaasame neid igapäevategevustesse. Mina olen Liisa, töötan siin kasvatajana. Kasvataja tähendabki siis lapsehoidjat siin majas. Ajapikkus kuidagi õpid, et tegelikult laps on laps ja vahet ei ole, mis see see pea sellele diagnoosile tegelikult üldse tähendab pöörama, et sa õpid teda tundma kui inimest. Mina enamasti tulen kella 8 alati mind pannakse, sest ma teen seda oodet või teen lastele selle söögis, et kui lapsed tulevad kell 3, siis neil on söök olemas ja siis me sööme. Peale sööki on väike puhkeaeg lastel, peale seda me käime jalutamas. Tahame hästi nii palju õues olla, kui saab, kui vähegi ilm lubab.
siis me sööme ja peale õhtusööki on niisugune kõige mõnusam osa, kus me lihtsalt ja paneme multikat tööle ja paneme puslesid ja joonistame ja mõni laps käib vannis ja niisugune, see on nagu kõige armsam osa minu meelest päevast. Me ikka üritame ju ka nagu teadlikult seda aega neil sisustada, et nad võimalikult kuidagi ilusasti ja toredasti oma need päevad veedaksid koolivälisel ajal. Ma soovin, et nendel lastel oleks ka võib-olla nagu just nagu tänaval või kodust väljas aktsepteeritumad. Kindlasti soovitan seda tööd või seda valdkonda inimestele. Ta on meeletult palju mind inimesena arendanud. Nii armas on oma päeva alustada sellega, et mingi laps naeratab sulle ja see on niisugune tore. Mingid asjad on rasked, mingid asjad on füüsiliselt väga rasked, aga seda armast on ka nii palju, et ta kuidagi korvab ära minu jaoks. Lapsehoidjateenus on väga oluline, sest mul on sügava puudega laps. Ja kui kõrvalt abi ei saaks, siis on väga raske hakkama saada, isegi võimatu tööl käia täis tööajaga. 2013 siis läks Tartu Maarja kooli, aga teadupärast on ju koolides koolivaheajad. Siis Aleksander on mul selline laps, kes vajab ikka järelevalvet kogu aeg, et tal puudub ohutunne. Ta ei tea, mis ta teeb ja sellepärast on kogu aeg järelevalvet vaja. Siis ongi see lapsehoiuteenus on võimalus käia mul tööl. Kõige tähtsam on see, et inimesed nagu julgevad selliste lastega tegeleda, et see julge pealehakkamine ja sõbralikkus, hoolimine lastest, veel sellistest erilistest lastest. Kõige tähtsam väärtus lapsehoiuteenuse juures on minu arust see, kui ma tean, et mul on last sinna ohutu jätta. Lastehoiu valdkonda ma jõudsingi 17 aastat tagasi. Käisin läbi lapsehoidja koolituse ja siis alustasingi lapsehoidjana tööd. Minul endal on lapsehoidja kutse, mille ma omandasin siis 2007. aastal ja nüüd olen seda käinud 3 korral ka taastõendamas. See on ju väga hea, kui lapsehoidja on käinud läbi lapsehoidja koolituse ja nii see peakski tegelikult olema, et kutsetunnistust saab täna omandada ka siis, kui sa oled seda tööd natukene aega teinud. Lapsehoidja töö on väga tähendusrikas. Sest meie ju oleme need, kes kujundavad lapse maailma. Mina olen Agnes. Enne ma olin õpetaja abina töötanud ja ma tundsin, et ma tahaks tegelikult lastele rohkem anda. Ja kui ma sain oma lapsele siia hoiukoha, siis kõne lõpus ma küsisin, et äkki ma saan endale ka tööd. Ja see rõõm oli nii äge, kui nad ütlesid, et neil ongi vaba koht. Ja ma saingi siia tööle. Et selline väga huvitav lugu. Kutsetunnistuse ma omandasin tegelikult siin töötades. Kutsetunnistuse omamine on väga hea tunne. Esiteks see on turvatunne. Rõõm on nii siiras ja suur, et see on ka üks selle töö, ma arvan, väga suur väärtusi tunda seda lihtsalt siirast tunnet. Ühiskonna jaoks väärtuslikult teeb meie ameti selleks, et me kasvatame ikkagi meie uusi põlvkondi. Ma soovitan seda ametit sellele, kes armastab lapsi ja kellel on loovust ja kellel on tahet lastega mängida. Lapsehoiuteenuse olemasolu on minu jaoks väga oluline olnud, eriti siis, kui teine laps sündis. Minul oli see väga suur tugi. Kindlasti peaks olema hoidja hästi heatahtlik ja hästi avatud. Lapsehoiu juures on minu jaoks kõige tähtsam see, et oleks hästi kõrgele seatud väärtusena, siis et oleks olemas austus, oleks avatus, koostöövalmidus ja kindlasti, et olekski selline siiras ja vahetu õhkkond, nagu lastega sobib. Väga oluline on ka turvalisus. Kõik käib läbi mängu et minu meelest on see just selles vanuses lastele 1-5-3 aastat hästi oluline, sest kõik algabki tegelikult sellest mängust nende jaoks, et nad õpivad ja teevad kõike läbi mängu ja sellele siin keskendutakse. Lapsehoidja töö eeldab head vaimset ja füüsilist tervist ning kutse-eetika järgimist. Lisaks tuleb olla orienteeritud uute teadmiste omandamisele. Kui lapsehoidja amet sind kõnetas, siis erialast ettevalmistust pakuvad erinevad kutseõppeasutused ja kutseõpet andvad rakenduskõrgkoolid ning mitmed täienduskoolitusasutused. Erialase ettevalmistuse järel on võimalik taotleda 4. või 5. taseme lapsehoidja kutset. Kutseõppeasutustes või kutseõpet andvas rakenduskõrgkoolis loetakse isikule kutse antuks, kui õpe on läbitud ja õppekava vastab kutsestandardile ning on riiklikult tunnustatud. Tutvu kutse taotlemise võimalustega ESTA kodulehel esva.ee.